Täna avatakse tõde südame ja mõistuse vahel. Vali see, mis teeb su hingele ruumi. Universum toob sulle täna väga õrna, kuid täpse sõnumi. See ei ole vastus, mis tuleb läbi loogika, vaid läbi südame selguse. Täna avanevad tõed, mida sa oled ammu tundnud, kuid mille nägemiseks vajasid märki. The Lovers ehk armastajad toob tänasesse sõnumisse esimese hingetõmbe, pehme, kuid väga otsese. See kaart ei räägi ainult romantikast, vaid südame valikust, mis määrab sinu järgmise suuna. Armastajad on sisemine hääl, mis küsib, kas see, kuhu ma liigun, on kooskõlas minu tõega. See kaart avab sinu ees väga sügava teema. Sa ei saa enam teha valikuid vana hirmu pealt. Sa ei saa enam astuda teele, mis ei resoneeru sinuga. Ja sa ei saa enam ignoreerida tõde, mida süda ütleb esimesena. Olgu see suhe, projekt, koostöö, kodu või elusuund. Midagi sinus ütleb nüüd selgelt. See on õige või see ei ole enam minu tee. Armastajad mitte ei küsi sinu käest valikut. Ta näitab, mis on juba sinu sees valitud. Siia kõrvale astub mõõkade poiss, noore värske ja väga ausa energiaga. Tema sõnum on lihtne. Tulemus sünnib läbi paistvusest. Kui sa ütled täna tõe välja endale või kellelegi, liigub energia oma kohale. Kui sa küsid küsimuse, mida oled edasi lükanud, tuleb vastus. Kui sa otsid infot, mida on vaja selguse saamiseks, sa leiad selle. Mõõkade poiss näitab, et miski sinu elus vajab ausat pilku, mitte dramaatilist, vaid ausat. Ta ütleb, küsi, uuri, vaata, ära peida. Ja just see loob ruumi viimasele kaardile mõõkade 2. See kaart on sinu tänase päeva keskpunkt. Mõõkade 2 ei ole ummik, ta on püha paus enne valikut. Ta ei sunni otsuseid, ta ei lükka sind kuhugi. Ta lihtsalt küsib, kas sa kuulad oma südame häält või hoopis hirmu häält. Kui sa täna tunned sisemist vaikelu, ära karda seda. See ei ole segadus, see on joondumine. See on hetk enne seda, kui teed avanevad. See on hetk, kui sa valid rahu, mitte surve. Ja just siis tuleb vastus ise. Selle sõnumi kokkuvõte on väga selge. Südame valik on juba tehtud. Tõde tuleb läbi aususe, mitte oletuste. Ja paigalseis on tegelikult universumi täpne häälestumine. Täna tuleb otsus õrnalt, sisemise selguse kaudu, mitte läbi pingutuse.